Tere! Kuna tänane konverents on pühendatud Eesti rahvuste päevale, ma peatun oma ettekandest mittetulundusorganisatsioonidel, mis tegutsevad rahvusvähemuste kultuuri säilitamise ja arendamisega. Rääkides riigi- ja kultuuriorganisatsioonide koostöös, mõistame, et see protsess on vastastikku kasulik ning mis kõige olulisem, toetab kodanikuühiskonda arengut, sest kaasaegset kodanikuühiskonda iseloomustab kodanikukultuuri kõrge tase ja tolerantsus. Sellepärast võime öelda, et rahvusliku kultuuri säilitamise ja arendamise koostöö oma diaspora esindajatega ja üldise kultuuriruumi rikastamise kõrval sisaldub rahvusvähemuste organisatsioonide tegevus sotsiaalses missioonis. Aga nüüd vaadakem statistikat. Tänaseks on meile teada 22 rahvusvähemuste katusorganisatsiooni, millesse kulub 304 seltsi. Nendest 208 on rahvusvähemuste kultuuriorganisatsioonid. Nagu teada, on kõigest suhtes oluline järjekindlus. Selles mõttes ei ole riigi- ja rahvusvähemuste kultuuriorganisatsioonide suhted erandiks. Meie puhul ilmneb selline järjekindlus rahvusvähemuste pühapäevakoolide rahastamises haridusministeeriumi poolt. Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakond viib omalt poolt läbi iga-aastased projektikonkursse ja eraldab raha integratsiooni ja migratsiooni sihtasutuse Meie Inimesed vahendusel. Lisaks projektide rahastamisele eraldab riik katusorganisatsioonidele baasrahastamist. Seda tüüpi finantseerimise fakt ise saanud rahvusvähemuste ekspertide poolt palju positiivset hinnangut. Samuti on see selge signaal riigi poolt, vaatamata sellele, et Eesti riik on rahvusriik, hinnatakse ja seetõttu toetatakse Eesti kultuuri kõrval teiste rahvaste kultuuri säilitamist ja arendamist. Süsteem töötati välja mõned aastad tagasi ja praegu tuleb tõdeda, et kiiresti muutuvas maailmas vajab see täna uuendamist. See on tingitud sellest, et viimased ajal on sellesse tegevusvaldkonda hakanud aktiivselt lisanduma väga erinevad osalejad. Ühest küljest on konkurentsisituatsioon positiivne. Teisalt on ilmne, et pidevalt kasvavas sektoris ei ole võimalik garanteerida 100% riiklikku rahastamist. Järelikult tuleb tingimusi, mille kohaselt võisid organisatsioonid rahastamisega arvestada peamiselt formaalsete nõuete täitmise puhul, muuta veelgi sisulisemaks. Sellistele, kus tunduvalt suuremat tähelepanu pööratakse planeerimisele, arengule, tegevuse kvalitatiivse tulemusele ning teadustegevusele ja koostöö meediakanalitega. On selge, et see nõuab organisatsioonidelt mõningaid täiendavaid pingutusi, kuid praegu siin teist teed lihtsalt ei ole. Ma rõhutasin informatiivset tegevust mitte juhuslikult. Kahjuks on meediakanalid, eriti eestikeelsed, tõrksad avaldama materjale, milles kohaldatakse rahvusvähemuste organisatsioonide tegevusest. Esiteks nii-öelda ebapiisava teravuse tõttu, mis võiks lugejate tähelepanu köita. Teiseks sellepärast, et sageli ei suuda organisatsioonid ise ajakirjanikele ja teistele sihtrühmadele enda kohta õigel moel infot edastada. Sellepärast on paljude kultuuriürituste mõju ühise kultuuriruumi moodustamisele väga nõrk. Lisaks sellele mängib ühiskonna informeeritus rahvusvähemuste kultuurielust kõigi integratsiooniprotsessis osalejate jaoks olulist rolli. Esmalt, Eestis elavate enam kui 100 erineva rahvuste esindajate edukuse tasu integratsiooni ja oma kultuuri säilitamise vallas on mõnikord märkimisväärselt erinev. Lihtsamalt väljendades on Eestis piisavalt palju näited selle kohta, kuidas mitte Eesti rahvusest inimesed elavad täisväärtuslikku elu, kartmata kaotada oma keelt või rahvuslikku identiteeti. Ilmselgelt võivad sellised näited osutuda teiste jaoks kasulikeks ja innustavateks. Teiseks on informeeritus oluline eestlaste jaoks ühiskonna mitte Eesti osa mõistmiseks. Nagu teada, suhtuvad paljud põlisrahvuse esindajad elanikkonda, kes ei kõnele eesti keelt, üldistavalt kui venelastesse. Samas võib öelda, et peale ligikaudu 300 000 inimese, kes peavad ennast vene rahvuse esindajateks, elab Eestis ligi 70 000 teistest rahvustest inimest, kes lihtsalt kasutavad rahvusvahelisel suhtlemisel vene keelt. Nende hulgas on näiteks peaaegu 30 000 ukrainlast ja üle 17 000 valgevenelasi.
Taolised infolüngad viivad selleni, et aastaid naabritena elanud inimesed jäävadki üksteise jaoks tundmatuks ning seeläbi rangelt jaotatakse süsteemi oma võrras põhiselt. Just sel põhjusel nähakse ühe olulisema sammuna situatsiooni muutmisel efektiivse infovahetuse korraldamist. Oleks aga hea, kui meediakanalid, mis innustavad lõputust uudiste jahist, mõistaksid sellesse informatsiooni levitamise vajadust kui teatavat olulist osa oma kommunikatsioonist, millest pole vaja oodata materiaalset kasu. Aga mis siis toimub riigi ja rahvusvähemuste kultuuriga seotud organisatsioonide koostöö vallas? Kultuuri- ja haridusministeeriumi olulisteks partneriks on saanud paljud katusorganisatsioonid. Võtame näiteks kas või rahvustepäeva korraldamise. Rahvustepäeva tähistatakse ka mujal Eestis. Homme korraldab Ida-Virumaa Integratsioonikeskus Vihvi linnas konverentsi ja loomukeelsed õppetoad. Tallinnas korraldab täna ühing Lüüra pidupäeva kontserdi, aga homme ja ülehomme viib vanim rahvusvähemuste katusorganisatsioon Eestimaa Rahvuste Ühendus Raekoja platsil läbi etnolaada ja samuti konverentsi. Tuleb märkida, et selles valdkonnas ristuvad kultuuriga seotud protsessid sageli integratsiooni teemaga. Ja see pole juhuslik, sest 2009 aastal läksid Kultuuriministeeriumile üle rahvastikuministri büroo volitused. Efektiivse koostöö huvides kolmanda sektoriga loodi Kultuuriministeeriumi juurde nõuandev organ Rahvusvähemuste Nõukogu. Nii kiitis Rahvusvähemuste Nõukogu 2010 aasta suvel heaks rahvuskultuuriseltside noorte põlvkonda esindusse, Eestimaa rahvuste noortekoda loomist ja Eesti rahvuste infoportaali Etnoveeb loomise idee ja kontseptsiooni. Ühel noortekogu viimastest koosolekutest kinnitati arengukava aastaseks 2011-2012, milles tehakse ettepanek keskenduda 3 suunale. Koostöö Eesti noorte organisatsioonidega, osalemine kultuuripoliitikas läbi riiklike dokumentide arutelu ja osalemine noortekogu liikmete pädevuse suurendamise programmis, mis hõlmab erinevate seminaride ja koolituse korraldamist. Eesti rahvuste portaali Etnoveeb töötab ja areneb edukalt juba 2 aastat. Selle internetiprojekti põhiülesanne seisneb situatsiooni muutmiseks kultuuriorganisatsioonide ja massmeedia vahelistes suhtes kodaniku ajakirjanduse kaudu. Selleks seltside esindajate jaoks oli läbi viidud mitu meediakoolitust. Portaaliga võivad liituda kõik organisatsioonid ja iga organisatsioonile avatakse oma lehekülg, kus võib avaldada uudised oma organisatsiooni ja tegevuse kohta. Vastavat formaadile sisestatud teadet avaldatakse portaali pealehel ning edastatakse ka meediaväljaannetele. Nagu eelnevalt juba mainitud, ei avalda meediat alati informatsiooni, mis puudutavad rahvusvähemuste kultuurielu. Seda olukorda kiiresti muuta on keeruline, kuid mingit edenemist võib juba täheldada. Nii avaldati rahvusvähemuste kultuuriseltside esindajad ise portaali Etnoveebis aasta töö järel üle 300 uudiseid. Paljusid üritused tutvustati meedias pärast vastavate eelteade saatmist. Portaali keskmine külastavus on ööpäevas umbes 100–150 külastajat, kes sisenevad portaali mitte ainult Eestis, vaid ka teistes maailma riikides. Lisaefekt töös massmeediaga seisneb selles, et isegi kui välja saadetud teated ei avaldata, siis on vähemalt ajakirjanikud toimuvaga kursis ja tänu sellele neile kujundatakse täisväärtuslikum maailmapilt. Oma tegevuse tulemusena märgiti portaal Etnoveeb ära poliitikauuringute keskuse Praxis poolt läbi viidud analüüsis ja hiljuti lisati projekt niinimetatud hea integratsioonipraktika nimekirja Euroopa Komisjoni integratsiooniportaalis. Lisaks sellele peaksid uued integratsioonitehnoloogiad mängima olulist rolli rahvusvähemuste kultuuriorganisatsioonide ligimeelitamises loomemajanduses osalemiseks. See on oma olemuselt uus suund, milles on peidus tohutu potentsiaal mittetulunduslike kultuuriorganisatsioonide tegevuseks ja arenguks. Ja lõpetuseks ma tahaksin veel kord nimetada asjaolusid, mis on tähtsad rahvusvähemuste organisatsioonide ja riigi vaheliseks edukaks koostööks. Esiteks, riigi jaoks on oluline esindajate aktiivne kaasamine. Organisatsioonide jaoks arusaamine kvaliteetse informatsiooni ja massmeediaga töötamise tähtsusest.
Samuti tegevuse planeerimine, olulise mõistmine. Jutt käib arenguprogrammide koostamisest, organisatsiooni tugevate ja nõrkade külgede analüüsist, pikaajalisest ja keskpitkast planeerimisest. Ja veel kord rõhutan meedia rolli tähtsus selles protsessis. Oleks hea, kui meediakanalite jaoks avatus uudistele Eestis elavate rahvuste kultuurielu kohta oleks nende missiooni ja ettevõtluskultuuri osa. Suured tänud teile!